siit su käest ei pea. Mind hoia langema. Kõik soovin veel kord hüljata ja öelda, et su sõber igatsus vaid sa, mitte keegi muu ei asendada sind või ma. Mu haavad täidad armuga. Aita leida tee sinu juurde veel. Sind igatsen, sind vajan üksteis Jeesus. Sind igatsen, teada, et oled siin. Siit su käest ei pea. Mind hoia langema. Kõik soovin veel kord hüljata ja öelda, et su sõber igatsus vaid sa, mitte keegi muu. Kõik asendada sind või ma. Mu haavad täidad armuga. Aita leida tee sinu juurde veel. Sind igatsen, sind vajan üksteis Jeesus. Sind igatsen, teada, et oled siin. Sind igatsen, sind vajan üksteis Jeesus. Sind igatsen, teada, et oled siin. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald,
taevast ees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Oh, Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle päe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald, taevast ees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Oh, Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle päe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Olgu mu suusõnad ja mu südame mõtlemised sulle vastuvõetavad, Issand, mu kalju ja mu päästja. Aamen. Palun võtke istet. Nagu te teate, osa meie kiriku rahvast oli paar nädalat tagasi Madridis ja selle Madridi konvendi pealkiri oli siis inglise keeles Life in the Spirit ehk elu vaimus. Ja mina ootasin natukene teistsugust konventi. Ma olin väga üllatunud, et niisugune suur rõhk läks vaimuandidele. See oli võimas, see oli vägev ja ma vajasin seda, sellepärast et ma arvan, et iga kristlane jõuab mingil hetkel oma südames teatud eelarvamustele vaimuandide suhtes. Ja tänu sellele, et meie kirikus on üks tõesti fantastiline piiskop, kes elab Alabamas, ja ta käib sageli erinevates kohtades, tema nimi on Charles Jones. Novembrikuus ta nüüd läheb Indiasse, varem ta on mitu aastat olnud Aafrikas, aga tema on tõelise niisuguse profeteeringu Anni inimene. Ja tavaliselt, kui me mõtleme profeteeringu Annile, siis meil on see aasta olnud 2 väga võimsad profeteeringu Anniga inimesi, kes on Austraaliast käinud Eestis ja kes on käinud nendes koosolekutes, võib-olla näeb ja tunnetab teatud õhkkonda. Aga see, mida Charles Jones tahab külvata, on, et profeti and ja tervenemised toimuvad täiesti loomulikul viisil. Et tema elab nagu Jumala riigi keskselt iga hetk oma elus. Sa tunnetad seda, tal on täielik südamerahu. Kõik taevased ülekanded tehakse talle hetkest hetkeni, sellepärast, et ta on loobunud kõigest, kes ta peaks olema siin maa peal.
tegelikult noore mehena tema eriala oli tuumafüüsik. Mitte just kõige lihtsam eriala. Ja ma arvan, et need, kes kohtusid temaga või kaudselt distantsilt nägid seda meest, siis teda on võimalik näha ka meie videodes, konvendi videodest, siis nad nägid ühte väga lihtsat inimest. See lihtne inimene on väga palju sõnumid erinevatele maadele toonud inimestele ja ta on ka kirja pannud erinevad mõtted. 4 raamatut olid müügil seal samal konvendil. Ta ise ei soovinud, et need raamatud tuleksid sinna. See oli patriarhi abikaasa, ütles, et kindlasti neid raamatud tuleb viia Madriidi ja neid müüki panna, et inimesed saaksid lugeda seda, mis seal kirja on pandud ja et nad saaksid püha vaimuga puudutatud. Sellepärast, et siin on õpetus, siin on ilmutus, siin on väga palju erinevaid väga häid mõtteid. Ja nende raamatute pealkirjad on, ma ütlen kõigepealt inglise keeles, on Mary, the most favored woman that ever lived. Ehk Maarja, kõige ülendatud naine, kes kunagi elas. Joseph, the foster father of Jesus. Joosep, Jeesuse kasuisa. Resurrection life, ülestõusmiselu. Ja 4. raamat on see, mida ma tahaks teile natukene lahti mõtestada. Ehk siis selle raamatu pealkiri on Clothed in the armor of God. Riietatud Jumala, kuidas öeldud, sõjavarustuses, ja just, aitäh. Ja ma mõtlesin, et ma võtan seda raamatut ette ja loen selle läbi ja toon need kõige olulisemad mõtted esile, sellepärast, et see on teema, mis puudutab meid kõike. Me kõik vajame seda sõjavarustus. Me oleme kõik võitluses igal päeval oma elus. Nii et sissejuhatuseks ma tahaksin lugeda ka see kirjakoht, mida Charles Jones korduvalt toob välja selles raamatus, ja see on Efesose 6. peatükist alates 10. psalmist. Viimaks veel, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu võõtatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka päästekiiver ja vaimuvõõg, see on Jumala sõna. Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eespalvetega kõigi pühade eest. See on issanda sõna. Niisiis, minu südamepalve on, et ma suudaksin need mõtted edasi anda selles samas alandlikkuse vaimus, kui need on siin kirja pandud autori poolt. Alustame siis. Esimene pealkiri on Võidetud elu Kristuses. Me ei püüa Kristust imiteerida kui see, kes on väljaspool meid, vaid me võitleme Kristuse läbi, kes on juba
meie sees. Noored kristlased teavad, et kes on võtnud Jeesust vastu, et ta tuleb kuskilt väljaspoolt ja tuleb su sisse. Ja see mõte mingi aja tagant jääb niimoodi kummitama, et inimene mõtleb, etki aga Jeesus peab jälle kuskilt väljaspoolt minu sisse tulema ja jälle väljaspoolt sisse tulema, ma olen kaldunud kuskile kõrvale, et jälle väljaspoolt sisse tulema. Meie võitlused sünnivad läbi Kristuse, kes elab me sees ja kellega me koos võitleme. Siin on oluline mõelda sellele, et tegelikult mõnel inimesel on väga suur usk ja mõnel teisel on väga väike usk. Aga asjade muutmine ei olene sinu või minu usust. See oleneb sellest, et kui palju me tugineme selles, et Kristus toimib meie sees. Kui me usume seda, et Kristus on meie sees ja me täielikult selle väikese usuga toetume sellele, siis maad ja taevad liiguvad. Mitte see, et me püüame päevast päeva kogu aeg kasvatada oma usku. Meil niikuinii on kõik väga erinev usutasand. Me võitleme võidetud positsioonilt Kristusega, kes on juba võitnud. See on ainus põhjus, miks me võime seista kindlalt. Järgmine pealkiri. Me vajume Jumala varustusse. Siin on vahe, kas me võtame selle varustuse ja paneme seda peale või siis vajume selle varustuse sisse. Üks hea näide on näiteks päästekomandod. Saab väljakutse, nad tulevad sealt ja postid langevad alla, eks ole, ja nad nagu samal ajal nad langevad selle varustuse sisse. Et me ei võta midagi väljapoolt, vaid me langeme selle varustusse, mis on juba meile valmis pandud. Me ei pea muud tegema. Jumala varustus on Jumala oma. See ei ole meie oma. Jumala varustus on tema oma. Ta ei anna meile seda varustust. Tema jaoks on see püha. Meie aga ühineme tema varustusega. Nüüd see varustus koosneb 6 osast, mida Jeesus aktiveerib sõjapidamises. Kui Paulus kirjeldab uskliku sõjas olemist, siis see ei ole seotud hambad ristis olemisega. See on võitlus juba võituga, kes elab me sees. Järgmine pealkiri. Kindlad seistes kurjadel aegadel. Vahel on meil päevi, kus me tõepoolest ennast ära ei tunne. Minul on see tunne vahest. Ma ei tea, mis mu sees toimub, ma ei tea, mis emotsioonid mul on. Ma olen nagu võitluse sees ja ma arvan, et meil on kõik ühiselt samad tunded aeg-ajalt oma elus. Rünnakuid on palju ja võitud olemine, mida me arvame, käib meiega kaasas, on meid maha jätnud. Neil hetkedel tulebki seista kindlalt teades, et Kristuses, mitte meis, tuleb kõik heaks. Inglisekeelses piiblis on selles samas kirjakohas Efesose 6. peatükis välja toodud 3 korral stand firm, seiske kindlalt. See, et me peame seisma kindlalt, on väga-väga oluline ka nendes keerulistes oludes. Hingevaenlane ründab meid nendes kohtades, kus ta teab, et tal ei ole õigus viibida. Eesti mõistes see tähendab nagu
kellegi tulek meie maa territooriumile, mis on juba ära märgitud kui eramaa. Aga meie õigus koos Jumala õiglusega on see, millega me seisame hingevaenlase vastu. Just nii nagu Eesti kodanikena meil on põhiseadus, et Jumala riigis meil on ka see eesõigus, et toetuda sellele, mida Jumal on Jeesuses meid juba varustanud. Järgmine pealkiri. Võitlus käib läbimurre eel. Elades võidukat elu ei tähenda, et meil ei oleks võitlusi. Ma arvan, et te saate sellest aru, eks ole. Meie kristlikus elus aeg-ajalt on meid väga tugevad rünnakud. Iga päev meil tuleb mingis osas millegi vastu seista. Sageli on ägedad võitlused me elus, kindel eeldus, et midagi uut ja paremat on saabumas. Võib-olla keegi on läinud ja kurtnud oma probleemidest mentorile või kellelegi natukene kogenenud kristlasel ja siis väga sageli selle jutu käigus tuleb ikka välja, et oodake veel, hoidke endid selles võitluses, sellepärast et varsti tuleb läbimurre. Ja nii on ka, kui see läheb väga ägedaks, siis see ei ole millegist tingitud, milles meie peame endid süüdistama, vaid üks läbimurre tuleb, ja mis viib meid täiesti uue tasandile. Võitlus elus, sellised võitlused elus on kohad, kus ei tohi lasta emotsioonidel üle pea kasvada. Kui sageli see juhtub? Me seome kuidagi kõik need emotsioonid selle võitlusega kokku. Me sidume need selle võitlusega kokku. Aga see ei ole nii. Nendel puhkudel on Kristus kindel kalju me sees. Hingevaenlane alati kasutab vaimulikud relvad meie vastu. See on hästi oluline, et me teaksime, et hingevaenlane tahab teha muud kui lihtsalt lüüa meid jalad alt, vaid ta tahab midagi teha, et õõnestada seda usku Kristuses meie sees. Ta alati teeb kaks asja ja see on ainult võimalik teha vaimuliku relvadega. Nii et hingevaenlane alati kasutab vaimulikud relvad me vastu. Selle joonealune võitlus on meid kõikuma panna kõige vastu, mis on seotud Kristusega me sees. Kui unustame Kristust me sees, kaotame võitlust. Kristus me sees ajab välja kõik hirmud. Esimene asi, mis juhtub, on tavaliselt kasvab hirm. Kasvab hirm, kasvab. See reaalsus, et Jeesus on me sees, kaugeneb. Me hakkame oma enda jõuga võitlema vastu ja siis on juba kaotatud. Et me peame tunnetama kogu aeg, et Kristus on see keskpunkt meie sees, kellega me koos võitleme. Järgmine pealkiri. Võitlus on võidetud. Hingevaenlane kasutab skeemitamist ehk ülekavaldamist meie vastu. Meie võitlus on kõik või mitte midagi. Ja see võitlus on kosmilise dimensiooniga. See on huvitav mõelda, et oma igapäeva elus me arvame, et me oleme lihtsalt pisikesed mutrid oma pere keskel, oma töökaaslaste keskel, kus iganes me oleme, et me ei ole rohkem väärt. Aga kui me tuleme Jumala ette, siis nii nagu selles tähendamissõnas evangeeliumis,
kus ühe lamba pääsmine tähendas nii palju, et see kari oleks kõik koos. Et Jumal ei taha, et keegi kaoks tema silmist, vaid et me oleksime püsivalt selle sama areenil, kus tema töötab meie sees. Et meie elu on tegelikult palju rohkem väärt, kui me igapäevaselt seda mõistame, palju rohkem väärt. Ja iga üks meist, meil on kasvuruumi selles mõistmises. Meil tuleb korduvalt toetuda sõnadele, see on lõpetatud. Jeesuse kõige olulisemad sõnad, mida ta ütles ristil, see on lõpetatud. See töö, mida ta lõpetas, puudutab ka meie igapäevast elu, meid isiklikult, inimestena, see, kuhu poole meie elu sihib. Me ei võitle, et saada usku, vaid me võitlus käib usupositsioonid meie sees. Meil tuleb ära unustada seda, et me püüame iga võitluse juures jälle saada mingisuguse usu aluse. Meil on juba usu alus olemas, aga me peame toetuma selle usu alusele, mis on juba rajatud meie sees. Elades praegu Jumala kuningriigis, me võitleme võitja positsioonilt. Järgmine pealkiri. Õiguse rüü. Õigus on Jumala perspektiiv kogu reaalsusele. Ma kordan veel, need on hästi tähtsad sõnad. Õigus on Jumala perspektiiv kogu reaalsusele. Öelge seda 3. korda koos minuga. Õigus on Jumala perspektiiv kogu reaalsusele. See ei ole ainult see reaalsus, mis on meie ümber, mida meie tajume oma meeltega, vaid Jumal asub igal pool, aga ka selles reaalsuses igapäevaelus, kus me elame. Seal on tema õigus, mis valitseb, ja Jeesuse õigus on sama. Jeesus võitleb maailma valedega, pöörates seda taevase õiguseks. Jeesus nägi võimalust muuta katkist maailma. Esimene detail Jumala rüüs on õiguse rüü. Õiguse rüü päästab meid meie endi valetegudest ja mõtetest, et mõtleme nii, nagu Jumal mõtleb asjadest. Kui meil on see õiguse rüü enda ümber, siis meil on palju lihtsam arvestada, mida me peaksime tegema teatud olukordades. Jumala nõu on kogu aeg meiega kaasas. Me ei talu ühtegi mõtet, mis ei ole kooskõlas Jumala mõtetega. Selline mõtteviis vabastab meid kõigest ebavajalikust. On ainult 2 tarkust, taevane ja maine. Kui me ei näe elu Kristuse seisukohalt, siis näeme seda oma lihalikust seisukohast. Ja siin tasub meenutada, mida püha apostel Paulus on kirjutanud meile Korintuse kirjas, 1. Korintuse kirjas. 5. peatükis, 16. salmis. Sest kes on tundnud issanda meelt, kes võib teda juhatada, aga meil on Kristuse meel. Õiguse rüü aitab meil näha oma elu filtreerituna Kristuse andeks andmises. Meil tulebki ennast riietuda õiguse rüüs, et näha Kristuse imet tegevat vabadust. Järgmine pealkiri, õiguse soomusrüü. See on midagi, mida otseselt ei anta meile, vaid see, kelleks me oleme, vaid see on see, ma loen uuesti, see on midagi, mida otseselt ei anta meile, vaid see on seotud sellega, kelleks me oleme Kristuses.
kui me oleme Kristuses, siis me kanname tema soomusrüü ja sellega kaasneb kõik see õigus, mis tuleb Kristuse rüüs meiega kaasa. See on Jeesuse õigus meie sees, millega oleme ühendatud. See tuleb seespoolt väljapoole ega piirdu ainult välisega. Kui me tahame teada, mis on inimese südames, siis üks väga hea näide sellest on Markuse evangeeliumis 7. peatükis ja 21. salm. Sest seest inimese südamest tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abielurikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikkust, kadedust, pühaduse teotust, kõrkust ja rumalust. Kõik need pahed tulevad seest välja ja need rüvetavad inimest. Me tahame eemal hoida nendest pahedest ja kui meil on Jeesus meie sees, siis on palju lihtsam hoiduda. Jumal võimestab oma soomusrüü, kui ta tegutseb me sees. Soomusrüü ei toimi ega käivitu vastavalt meist. Kõik au ja kiitus on ainult Kristuses. Õiguse soomusrüü tõstab meid kõrgemale meist endist. See ei ole see, mille poole me omast tahtest pürgime. Ja tegu on reaalse inimesega, Jeesuse Kristusega, Jumala pojaga, kes sai inimeseks. Ja me peame olema temaga pidevalt ühenduses. Järgmine pealkiri. Saabastega rahusõnumit jagades. Rooma sõdurite saapa alused olid kaetud teratippudega või teravate, nagu meie talvesaapad on, kui nad tahavad kinnitada lume vastu, eks ole, et inimene ei libise. Et meie kristlastena oleme samamoodi, meie saapa alused, nii piltlikult öeldes, on kaetud Jumala sõnaga. Sinna, kus me astume, me teame, et Jumala sõna tuleb meiega kaasa ja ühel hetkel läbi meie mõistuse see toidab meid, et me teame, kuidas toimida mingis olukorras. Meie saapa alused on kaetud hea sõnumiga. Varustades endid Jumala sõnaga, usume selle täideviimisesse Kristuses, kelle läbi Jumal on võitnud maailma endale. See võit tuleb meiega igapäevaselt kaasa, rõõmusõnumis Kristuses ja tema ristisurmas. Marek, sa võid praegu panna. Nii, järgmine pealkiri on usukilp. 4. varustusosa vastavalt Efesose 6. peatüki kirjeldusele on usukilp. See on varustuse esimene liikuv osa. Erinevad osad selles soomusrüüs on alati tervikpildis olemas. Kilp kaitseb kõik teised varustusosad. See on otseselt seotud usu küsimusega. Kui me oleme piisavalt sügavalt usus, siis me kindlustunne suureneb, sest Jumal on kontrollis. Me ei puhka oma mõistuses ja arusaamises, vaid ootuses, kuidas Jumal meid juhib. Kristus ei saa salata omaenda usku ja kõik, mida ta on teinud. Siinkohal tasub meenutada, mis püha apostel Paulus on kirjutanud 2. Timoteose kirjas 2. peatükis ja 13. salmis. Kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata. See on ka meis kindlustunne ja elu alus, et kõige pingelisemates võitlustes ta on võimeline kõiges läbi juhtima.
tema on tõeline usukilp. Järgmine pealkiri, päästekiiver. Eluviis peab olema rajatud lootusele issandas. Seesama lootus sünnitab meis usku. Kirjas heebrealastele me saame täpselt teada 11. peatükis 1. salm, mis on see usk, millest siin on juttu. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Kui meil on selline lootus, siis eluolu tingimused ei saa kunagi tõrjuda usku me sees. Vastupidi, usk varjutab tunded ning mis tulevad ja lähevad päevast päeva me igapäevaelus. Kui kellegi elus on lootusetuse vaim, ei saa see olla Jumalast. Ma kordan seda mõtet. Kui kellegi elus on lootusetuse vaim, ei saa see olla Jumalast. Päästekiiver hoiab meid Kristuses ja kindlas lootuses, mis on üle meie mõistuse. Ja viimane pealkiri, vaimumõõk. 6. element varustuses, millega vaenlast rünnatakse, on vaimumõõk. Me ei räägi sõnast kui logosest, vaid reemast. See on midagi spetsiifilist vastavat kellegi olukorrale. Jeesuse puhul näeme seda kasutavat kõrbevõitluses saatanaga. Kui me mõtleme, me loeme need sõnad piiblist, eks ole, ja me loeme need sõnad, kui ta oli kõrbes ja ta võitles saatanaga, aga me ei saa aru, et need sõnad olid antud Jeesusele just nimelt selleks võitluseks. Ja ka meile, kui meil on võitlused, siis meil antakse erinevad sõnumid, mis on väga olulised meile tähele panna nendel hetkedel. Väga olulised. Need on just need sõnumid, mis antakse, et läbi suruda, läbi keeruliste olukordade oma elus. Et selles mõttes kõik sõnumid ei ole samad. Nii, kordan veel, et see on midagi spetsiifilist vastavalt kellegi olukorrale. Jeesuse puhul näeme seda kasutavat kõrbevõitluses saatanaga. Need sõnad olid väge täis, mitte ainult sõnad, mida Jeesus tundis. Samamoodi valmistab Jumal meid võitlema, tuletades meelde kirjakohti, kui elu muutub raskeks. Inglisõnum Maarjale oli reema sõnadega, üleloomulikult täidetud väega. Oma elus me ei rahuldu teadmisega, et logos, ka samamoodi sõna, mida kasutatakse mitte ainult Jumala sõnana, vaid ka sõna, mis on Kristuses. Et oma elus me ei rahuldu teadmisega, et logos on meie seljatagune. Meie elus sünnivad muutused reemas peidetud sõnade väes. Selline kokkuvõte siis, aga ma veel natukene sõnastasin seda teistmoodi, et te saaksite oma silmadega näha, et loeme need korra veel läbi, mis need põhipunktid on. Meie elu võitlustes oleme ühendatud Kristusega, kes elab meie sees. Jumala varustus tuleb koos Kristusega, kes asub elama meie sees. Me vajume sellesse varustusse, mis kuulub Jumalale. Keset raskusi tuleb meil seista kindlalt, sest hingevaenlase rünnakud puudutavad kohti meie sees, mis ei kuulu temale. Kõige pingelisemate võitluste hetkedel tuleb meil meeles pidada, et kohe-kohe on käes läbimurde aeg, mis võib hingevaenlase jaoks tähendada täielik läbikukkumine.
meie vaimsed võitlused sünnivad võidetud positsioonilt meie sees. Meie sees on juba usk olemas ja me võime olla kindlad, et võitleme Kristuse varustusega, milles on kindel võit. Õigus on Jumala perspektiiv kogu reaalsusele. Õiguse rüü päästab meid meie endi valetegudest ja mõtetest. Õiguse soomusrüü on kõik see, mis on Kristuses. Soomusrüü on Kristus ise ja meie ühineme võitluses temaga, kelle läbi tuleb võit. Soomusrüü käivitub Kristuse algatusel. Kristuses olemine tähendab olla kaetud pealaest jalatallani. Sõnum levib siis, kui meie jalad kannavad meid ühest kohast teise. Usukilp on 4. varustusosa. Kõik osad töötavad koos, mitte eraldi. Päästekiivris on meie lootus, mis kaitseb meie mõtted. Palve ei ole otseselt varustusosa, kuid seda on vaja rakendada igapäevaelus. See on huvitav, et see viimane punkt ei ole nagu mainitud seal Efesose kirjas, vaid me teame, et palveelu on väga oluline ja seal konvendis oli ka paljudel inimestel julgustatud pühavaimus keeltes rääkimises ja mitmeid meist on ka seda kogenud. Ja ma pean ütlema, minu isiklik seisukoht on see, et ma mitu aastat tagasi sain pühavaimu keeltes rääkida ja siis oli pikk aeg, kus mul ei olnud seda, aga sellel konvendil ma sain aru, et seda on vaja harjutada. Kui sul on see and olemas, kui Jumal on juba seda kinkinud, siis kasuta seda. Sellepärast, et need sõnad, see ei ole lobisemine, vaid see on kontakt Jumalaga ja kuigi alguses sa ei saa aru, mida sa räägid, aga vaim annab sulle ja kinnitab kõik see, mis on sinu sees ja mida ta tahab teha. Ja ma usun, et nüüd ka minu puhul, kui ma olen hakanud jälle enda ülesehitamise jaoks ka rääkima keeltes, siis ma usun, et mingi aja tagant ma näen selle vilja. See on täiesti reaalne teema, et vaimuannid on väga-väga tähtsad. Ei ole liturgia surnud ja ei ole vaimuannid ka lõppenud. Nagu paljud inimesed seda ette kujutavad. Need on mõlemad toimib käsikäes. Ja tänu sellele, et seesama piiskop õpetas meid sellisel viisil, et mina tundsin pärast neid 2 sessioone, et ta oli juba Jumala riiki nagu kandikul mu ette toonud. See oli nii selge, et nüüd ma saan aru, et me ei toetu inimestele, kellel on need annid ja siis kuidagi nagu see veritõbine naine, kes püüdis nagu Jeesuse kuuest kinni saada, et midagi võib-olla muutub seejärel. Ei ole. Jumala riik ei ole selline. Jumala riik on täiesti avalik kõikide andidega, kõigiga, mis ta teeb. Ja see on ka meie kiriku alus. Tänu Jumalale. Amen.